esimese esinejana kutsun lavale kellegi, kes on toonud teile kõigile kindlasti teleekraanide vahendusel väga palju naeru, lõbu, õppetunde ja inimene, kes suudab oma kohalolekuga nakatada kõiki, kes ta ümber on. Nii seda, kes on teleekraani vahendusel, kui see, kes on koha peal või tema oma perekondki. Nii et kutsume lavale Tuuli Roosma! Tere! Tere tulemast, Tuuli! Aitäh, Toomas, et sa mind kutsusid. Aitäh kõigile, kes tulid. Nii tore on teid näha. Teate, mul on kohutavalt kahju, et kui mina koolis käisin, siis meil ei olnud selliseid lahedaid koolipäevi. Aga mul on hea meel, et ma saan ikka osaleda. Just. Aitäh sulle. Ja sinu noored võib-olla lapsed jõuavad ka kunagi siia? No võib-olla jõuavad ja praegu nad on natukene nooremad kui teie, aga paari aasta pärast. 12. 12. Saavad varsti 13. No kas siin on keegi 12-aastane ka või? No näed, ma teadsin, kuidas te saite siia? No võt, nad on sahkerdajad, vaata, inimesed oskavad elada. Ja, oskavad tõesti. 13 vanusepiir see ei tähenda, et see võiks tulla. Kui sa tahad väga tulla, siis kes see piirab on ju? Jah, tõesti. No vaat siis teinekord olen targem. Ülilahe. Meil on valime valmis temaatilised toolid, kui sulle sobib. Väga tore. Me oleme nagu džungliprints ja printsess. Just. Et ikkagi see... Püüa olla, Toomas. Et siin jääb nagu... Ja need on nagu seal Aafrikas ju... Kas me oleme hästi ägedad või? Et Aafrika ühte saadet ma nägin ka, kus Tuuli koos oma perega avastas. Keeniat oli see? Jaa, avastasime. Meil olid plaanid palju suuremad, aga siis puhkes Ebola. Ossa. Ja see võttis meie nagu sellist entusiasmi natukene alla, nii et me piirdusime Keeniaga, aga selles mõttes sa võid elada ka ühes väikeses külas ja selles on terve see maailm, et sul ei ole vaja käia tegelikult läbi, ma ei tea, kogu maailma, et tegelikult jutustada lugu maailmast, sest maailm on sinu enda sees. Nii et sa avastad tegelikult läbi reisimise ja tuled järjest rohkem enda sisse kohale? Ma arvan küll, jaa. Et ma arvan, et mida rohkem käiakse väljas vaatamas, mis mujal on, et seda rohkem saadakse aru, kus ma ise elan, kes ma olen, mis on minu koht siin maailmas. Ma arvan, et see on sellepärast oluline, et tulla tagasi Eestisse. Et see, minu enda võin öelda ka, et Aafrika on täiesti fenomenaalne. Seal on kultuur ja üles ehitatud või see kasvanud aastate pikku ja kuidagi nagu hoopis teine aeg. Ma ei tahaks öelda kiviaeg, aga inimeste nagu sellised baasväärtused on olulisemad kui meil siin, et kuna neid on vist nagu mitte vähe, aga ütleme, sul on raske võib-olla majanduslikult veega, et seal on nii palju erinevad tegureid. Ja see näitabki tegelikult, et kui inimestel on füüsilises maailmas raskemad tingimused, siis nende hingeline maailm on kuidagi palju rohkem avatud, et sa tegelikult vajad teisi inimesi enda ümber. Et kui me elame nagu liiga suures heaolu ühiskonnas, siis meil ei ole tegelikult mitte kedagi vaja ja see teeb meid jube üksildaseks, sest et inimene ikkagi vajab teist inimest enda ümber, et midagi ei ole teha, me oleme sotsiaalsed loomad. Aga kas see sotsiaalsus siis, ütleme nii, et kui teie koos perega reisile lähete, kas te tulete tagasi sealt tugevamana või saate aru, et oot, kuule, ma olen tüdinud juba sinust, lase mul olla? Ei tule niimoodi, et ikka tuleme, ma arvan, tugevamana. Et selline kooskäimine on hästi selline kasvatav ja mõnus asi, et ühendav kindlasti. Aga mis see kõige raskem olnud selle reisi salvestamiste juures? Ma arvan, et nendel reisidel on vist kõige keerulisem see, et kuna meil on see reis ja filmimine üheskoos, pere ja tööelu jube hea ühitamine, aga samas on enda vaba aega nagu ei ole, et sa pead kogu aeg tegema tööd. Et meil ei ole puhkepäevi, ma arvan, et see on kõige keerulisem. Ja nüüd iga selle reisi lõpus me oleme hakanud endale lubama siis nädal aega lihtsalt puhkust, et me lepime kokku, et paneme kaamera hästi sügavale kotti ja välja ei võta. Aga see on... Ei ole õnnestunud, kui sa seda küsid. See on nagu see tõmbab ju nagu mingi see transi ära, et sa saad aru, et kuule, see on nii hea mõte siin, mis siin toimub praegu, see hetk on ju, tahaks tabada. Aga kas nii-öelda, olles väljaspool seda reisi sükest kulgemist, kui lihtne on olla siin Eestis sellises nagu voolavas õppimis, kulgemises, pidevas arengus? No ma ühest küljest ütleks küll, et tegelikult need reisid on selles mõttes head, et
et see võtab sult ära sellise mitme asja korraga tegemise kohustuse, et sa saad keskenduda ühele asjale, et nüüd me teeme seda reisisaadet, nüüd me oleme siin ja tegeleme sellega. Et ikkagi Eestis on nii palju muid asju, nii palju igasuguseid erinevaid töid ja tegemisi, et see, et öeldakse, tee mitu asjad korraga ja jõuad kiiremini, et ei vasta ikka kuidagi tõele. Et minu jaoks alati reisile minek on ka see, et see on nagu selline hetk selle kahe hingetõmbe vahel, et sa oled just sisse hinganud, siis hoiad hinge kinni ja siis sa hingad välja. Et see on see, nagu see vahepealne hinge kinni hoidmise hetk, et kõik, mis on olnud, see on ära lõppenud ja kõik, mis tuleb, et see ei ole veel alanud. Et see on nagu mingi täielik selline puhastumise tunne ja väga tore oleks, kui sa suudaks seda tegelikult tuua igasse päeva, et siin enne oli nii kena meditatsioon, et kui sa suudaksid endale igas päevas anda see 3 minutit, et tulla korraks endasse, oleks kindlasti väga kasulik. Aga mis hetkel sina tabasid ära, ütleme vanuseliselt, et sinu sees on mingi vägi, su sees on mingisugune, ma ei tahaks öelda nimetada loom, aga mingisugune nagu olend, kes soovib luua, ütleme niimoodi. Mis hetkel sa tabasid selle ära, et sul on mingi nagu missioon või tekib mingisugune arusaam? Ma arvan, et ma olen luua tahtnud juba hästi noorest peale ja et see tundmine, et ma tahan midagi luua, kas midagi kirjutada või näidelda või midagi tantsida või teha see on nii suur jõud, et kui see sind tabab, siis sa ikkagi tunned selle ära ja sa lähed selle järgi. Ja siis sind ei huvita ka, mida arvab keegi, et mida arvab, ma ei tea, klassi kõige populaarsem poiss või tüdruk, et see ei ole oluline. Et sa ikkagi tead, et sa oled õigel teel ja sa tahad seda teha ja see on sinu jaoks oluline küsimus. Et isegi kui see näib, et see mitte kedagi teist ei huvita, aga sind huvitab, et siis see on oluline. Ja küll maailmas on veel üks inimene, keda huvitab, et sa teed ka tema jaoks. Aga sa teed ka tema jaoks, aga kui tema seda veel ei tea, kas pead ise endale siis kinnitama seda või tegelikult on ju vaja, et väljaspool keegi ütleks ka, et sa teed nii hästi seda või oled sinna suunas või ma arvan, et kui sa oled nagu jõudnud sinna, et sa oled nagu päris looja, et sul nagu tuleb mingi jumalik selline valgustus, et siis sul ei ole tegelikult vaja mitte kedagi väljaspoolt. Ja hästi paljud loojad on tegelikult väga üksildased inimesed, sest nad teevadki seda, mis ainult nende jaoks tundub õige. Ja et kui see leiab mingisuguse vastukajaga mujale, et siis on hästi ja siis nad saavad võib-olla elada sellest tööst. Kui ei leia, siis nad ei saa sinna midagi parata, sest nad ei saa muud teha. Jah, sest neil on nagu see tunne on see, siis teine tunne teha on nagu risti läheb ka vastu. Jaa, täpselt. Aga mis sa ise tunned, mis on sinu see missioon siin elus? Selles reaalsuses, kus me oleme kokku tulnud? Raske öelda, et ma arvan, et oma saadetega ma ilmselt muudan maailma avaramaks ja võib-olla kasvatan mingit tolerantsust ja näitan, mis mujal maailmas on ja proovin siis mitte näpuga seal sorkida ja silmi pööritada, vaid ikkagi leida seda head, mis igal pool mujal on või mida me võiksime õppida või mis me oleme näiteks ise kaotanud ja võiksime tagasi tuua. Aga muidu ma ilmselt vist tunnen, et oluline on see, minus näiteks on hästi palju julgust, et see on minu ainus hea omadus, ma arvan. Ainus, kahtlemata. Et ma olen, selles mõttes, et ma olen alati tahtnud, kui ma näen, et ühiskonnas on midagi valesti, siis ma tahan seda öelda ja ma ei karda olla nagu ebapopulaarse arvamusega ja ma arvan, et see on oluline, et ka teistsugune arvamus kõlaks. Või vahel on see muidu iga masside arvamus. Just. Jaa. See on väga väärt. Aga kuidas sa oled näinud oma lastel seda omadust, julgust kasvamas? Kas see on midagi sellist, mis on sinult nakatunud siis neil edasi või geenides? Ma kunagi ei käse neil olla selline, nagu peab olema. Et ma mäletan, et lasteaias nad pidid joonistama lumememmesid ja siis üks poiss tegi 8 palliga lumememme. Aga see oli mingisugune harjutus, et kas sa oled tabanud nagu asju õigesti ja siis temal tõmmati see maha ja öeldi, et lumememme on 3 palliga. et siis, et ma pigem nagu julgustan selliseid 7 ja 8 palliga lumememmesid, ma arvan. Ja see tegelikult avardab nende maailma, et jah, ma olen hoitud ja toetatud ja ma saan tegelikult... ma tahaks loota ja mida ma ise arvan, et mida ma oma laste puhul ka ikkagi väga taga ei aja, on siis see hindeline tulemus või need head saavutused koolis, aga pigem see, et kuidas nad maailma asjadest aru saavad või miks nad just niimoodi mõtlevad ja et neil oleks kuidagi nagu ka süda õige koha peal, et minu meelest on see kõige olulisem.
Siin kohal vaataks kohe 2 hästi toredat videot, mis on siis reisimiselt kaasa tulnud. Ja siis sooviks mõne kommentaari sinna juurde, et seda perspektiivi laiendada, aga vaatame esimese video. Divune, 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 show divune, divune, show divune. Meil on selline asi, et me oleme praegu teiega koos Iraanis pikka aega. Aga teie olete juba koolilapsed, te käite juba mitmendas klassis? Teises peaksite käima. Ja see tähendab, et teil ei jäänud kool käimata, vaid te olete meie juures koduõppel. Jaa või? See tähendab seda, see nagu kõike teaksid juba. See tähendab seda, kus sa kuulad poiss või? Et mina ja Issi oleme teie õpetajad. Teeme matemaatikatunni. Sa tahad oma raha lugeda, jah? Jah, Mitu eurot sul oli enne? 20. 400 000 pluss 30 000. 430 000 pluss 500 000. 930 000. Kuule, aga palju õnne, sa oled praegu miljonär Iraanis oma 20 euroga. On ta või? Jaa, no tal on peaaegu 1 miljon koos, natukene on puudu. Palju mul siin on? Nii, aga hakka arvutama. 1000. Ei, see on 100 000, vaata. 100 000 on 3 pluss 3. 100 000. Ei ole. See on 10 000. See on 10 000. Vaata, 1000 tähendab, et peab olema 3 nulli. Mis piires te koolis arvutate? 20. 20 piires, jah. No ja siin tuleb miljoni piires arvutada. Andres, kuule, üks väga lihtne viis raha lugeda on panna kõik ühesugused rahatähed kokku. Mis sul siin on? Pane 100 000-lised kokku, ühte kokku. 400 000. Just. Nüüd need. Palju nüüd on? 10 000. Ja. 20 000. No, 420. Ja palju see on? 500 000. 50 000. 50 000. 50 000. 5 pluss 2 on kui palju? 7. Noh, Ja 50 000 pluss 20 000? On 7. 7000. ei. Ei, 50 000 pluss 20 000. 20 000 vardab 70 000. 70 000 pluss 400 000 on... No, 470 000. Kuidas? 470 000. kas on õige arvus? Ja. Noh, Andres, sa usaldama oma enda. Ja me soovitaksime koduõpetajastel. Aitäh! Ülilahe. Kui palju selliseid erinevaid koduõppetunde läbisite sellise praktilise meetodi läbi? Ei, no ikka kogu aeg. Et jaa, reisil on selles mõttes vahva õppida. Et ägedad sellised õppimised olid veel niimoodi, et no Iraanis on kombeks magada tänavatel, kui sa reisid, et noh, sa ühesõnaga ei ole, no sa ei pea minema hotelli ja kui sul sugulasi ei ole, siis magad tänaval, aga me vaatasime, et mingi äge lõbustuspark on, et lähme küsime, kas me võime seal magada. Siis me magasime lõbustuspargis batuudi peal ja siis lapsed õppisid niimoodi, et nad pidid vastama meie küsimustele ja kui vastasid õigesti, viisid batuud minna sellest suurest liumäest alla lasta. Et no on selliseid toredaid motiveerimise viise, kui saatus sulle annab. Väga lahe. Ma olen ühe korraga Indias maganud tänaval ja see oli päris huvitav. Tegid hommikul nagu magamiskotti lahti, siis vaatasid 40 inimest, kõik vaatavad sulle otsa neile. Siis sa mingi panin koti pähe. Okei, ma natuke annan aega ruumi. Siis pöörasin teise külje, hakkasin seal kuidagi toimetama. Aga no, need inimesed on nii uudishimalikud, miks magavad valged inimesed tänaval ja nii edasi. Muidugi. Ja mõtle, kui palju rõõmu sa said neile pakkuda. Neil oli päev tehtud ja võib-olla nädal ja võib-olla üldse terve elu on lugu rääkida. Ja, väga lahe. Aga mis... Me räägime täna siis konverentsil tervikuna kohalolust. Millised on sinu tunnetused, mis on sellised kohalolu? Toomas, kas sul on kohalolu? Kohalolu nipid. Toomas, kas sa oled kohal? Praegu just jõudsin kohale. Millised on kohalolu nipid, mida sa kasutad selleks, et kui sa satud kuskile mingisse hirmu, satud kuskile mingisse vanasse kogemusse, mis oli ebameeldiv, et kuidas sa tood ennast siia keskmesse? Tead, ma olen õudselt halb selles.
et ma isegi arvan, et ma ei ole vist õige inimene, kelle käest seda küsida, sest ma tõesti olen selline tohutu kiirustaja. Kohale tulla on raske. Mida ma lihtsalt sellise praktikana teen, et ma tean, kui mul on hästi kiire tööperiood ja on palju teha, teil on näiteks eksamid võib-olla see aeg, et sa mõtled, et sul ei ole mitte kusagilt aega võtta näiteks, et minna trenni või minna jooksma, teha sporti. Ja ma lihtsalt jõuga tean, sest et mu mõistus ütleb, et kui ma annan selle tund aega spordile, siis ma tegelikult jõuan, saan päevas mitu tundi juurde, et sinna ei ole mitte midagi parata, et see lihtsalt inimese keha toimib niimoodi. Et sa pead teda tagant torkima ja sa pead elama tervislikku eluviisi, siis sa jõuad rohkem. Ja eriti just nendel perioodil, kui sulle tundub, et nüüd ei ole üldse aega, vaat siis tuleb aeg juurde. Et selliste ajaaukude tekitamine läbi spordi on võib-olla see, mida mina teen. Ma olen ise ka viimasel ajal tundnud, et sport lihtsalt kaob ära siit ja siis, kui ühe korra sain välja jooksma, siis tundsin, et mu päev on ma lihtsalt energiat tuli kordades. No tuleb. Ja mida mina olen veel teinud, kui ma tõesti vaatan, jälle jõudnud, siis ma võtsin ühel perioodil, lihtsalt panin kirja, et minu elu kõige tähtsam asi on sport. Ma olen sportlane. Kuigi ma ei ole sportlane, eks ju. Aga kui ma võtsin selle eesmärgiks, et minu elu kõige tähtsam asi on sport, et see on kõige tähtsam päevas, siis ma alustasin sellega päeva ja ma olin juba selline, et kõige tähtsam asi on tehtud, et nüüd vaatame, mis edasi saab. Et selline fookuse seadmine. Aga kuidas see fookus seada oma unistuste, kui sul tead, et sul on mingid unistused, mida sa soovid teha, ellu viia, siis kuidas sa neid tükeldad või kuidas sa võtad neid lahti siis selleks, et sa jõuaksid, mis on need esimesed sammud, esimesed märkamised? Esimene asi on, et ma lobisin selle kellelegi välja. Ja siis see lihtsalt juhtub, sest et siis ma olen juba rääkinud, siis ühesõnaga ma olen juba ise ka selle soovi välja öelnud ja ma tean, et ma pean hakkama tegutsema. See on minu mõttes üks põhivalev, et ärge kartke jagada, et see on mingisugune hirv, et nüüd keegi teine võtab ära. Las võtab, tehke koos. Palju õnne, oled leidnud kellegi, kes tahab sinuga koos teha? Ja räägi kas või vanaemale, et vanaema toetab sind alati. Väga hästi. Aga millised sisemised arengud sa tunned, et sul praegusel hetkel on kõige suuremas fookuses? Et milliste teemadega sa ise tunned, et sinu praegune minapilt tegeleb? Millega siis tegeleb minu minapilt? Millega sinu minapilt tegeleb? No viimasel ajal enda aktsepteerimisega. Seda, et ma aktsepteerin, ma olengi erinev, olengi teistsugune, olengi omamoodi, aktsepteerin seda, et ma ei pea kõigile meeldima. Ja see on nii tähtis, sest et selliseid inimesi, kes on keskmine, neid on terve maailm täis. Aga sind, ma ei ole näinud rohkem, ei ole ka. Et see on äge. Et me julgeks olla ikkagi need, kes me oleme päriselt. Et see on väga tähtis. Väga tore. Vaatame selle peale ühe toreda video veel, mis meie lahedad reisisellid on siis kokku monteerinud. Stopp. Lapsed, mis teete, kuulge? Ma lähen kooli. Kooli? Jah. See on Indias. Tehke parem seda kooli, teil on siin tööviid pooleli. Aga kool. Kool. Teil on kool siin, teil on kodukool. Teil praegu ei ole kooli. Te mõtlete ka Eestis või? Jaa. Mine eda. Kas on igatsus? Jaa. Mida? Kas sa igatsed kooli järgi? Jaa. Miks? Ma ei teagi. Kus on Tallinna 21. kool? Oot, ma saan koolis ringi käia või? Päriselt või? Näed, siin on meie hümn. Nii, ja nüüd lähme treppidest üles. Sügisnäitus on vist. Ameerika kunstinädal. Ja Ameerika kunstinädal. Ongi. Kahju, ma ei saa minna teatrit vaatama. Vaatame siis seda. Nüüd kas kodukool on ka natukene tore või? Natukene. Ma vaata, kui ilus see kool on. Pesapuuamme kool, meil jooksud on täis. Linnupoega täis sõutsuvaid pesi. Pesapuuamme kool ja kui aeg saab kord täis. Lendu tõuseme tuhandekesi. Ellenid. Ellenid. Äkki näeme koristajad, saame luurata. Koristajad? Jaa.
ma ennem jagasin ka seda mõtet, et kuidas väiksed noored tegelased suudavad nii hästi kohale tuua ja milliseid asju nad märkavad ja see on täiesti fenomenaalne, et see on tõeline õnnistus olla selliste avatud noortega koos. On küll jah, et selles mõttes, et see, kui käia lastega reisil, nii väikeste lastega ja isegi esimesed reisid me tegime siis, kui nad olid 3, et mida nemad näevad, et sa iial ei pööraks oma pilku sinnapoole või ei näeks. Ja see, kuidas nad seda kommenteerivad, on lihtsalt ongi teine maailm, väga lahe. Ma mäletan ühte seika Aafrikas, kus nad vaatasid liblikat ja siis ma ei tea, kas Arbo või keegi mainis teist või kuskilt Giid äkki mainis, et vaatasid liblikad ja siis keegi ütles, et aga libliks võib-olla elabki 1 päeva. 1 päeva. Siis ma olin ma seda mulle bioloogiapõta küll ei rääkinud, et kus minu teadmised on. Et selline praktiline asi, kui sa näed liblikat ja saad aru, et ta on selleks hetkeks siin, et teha sulle ilu, loomingut, see on nagu taassünd, kehastus, see on midagi täiesti fantastilist. Et, kuidas praegu siis noored tunnevad? Nad on nüüd koolis, praegu täna ka? Ja, on koolis, tunnevad hästi, igatsevad reisile. Okay. Ja. Et tore on. Ja mis nende reiside puhul oligi võib-olla tore või huvitav on see, et üldiselt ju mõeldakse, et kui sa saad lapsed, et siis on elu läbi, et ära praegu lapsi saa, et enne ikka karjäär ja töö ja kõik muu, et siis kõik lõpeb või saab otsa. Ja tegelikult tasub ka sellisest asjast vaadata nagu kuidagi mööda või teistmoodi ja pöörata need olukorrad enda kasuks, et ühest küljest saatus on see, mis nagu sinuga juhtub, aga sinu elu on ikkagi see, mis sa selle kõigega peale hakkad. Ja et kui sul nüüd on need lapsed parajasti, et siis et miks mitte võtta nad sinna reisile kaasa, miks mitte võtta nad enda töösse kaasa ja saad nagu palju ägedama asja. Et ma võin öelda küll, et see reisisari on tegelikult nende 2 lapse tehtud, et lapsi tasub kuulata ja see oli see, mida keegi teine ei olnud nagu varem teinud. Et just kasuta seda asja, mis sul hetkel on või sa vaatad, et see on sulle takistuseks, aga tegelikult on see just sinu võimalus. Palju sa riike oled läbi reisinud, oskad sa niimoodi? Saadetega ei oska öelda, ehk 7. Ei mäleta enam. Siber, Hiina, Austraalia, Iraan, siis oli meil iraanlased Eestis, tegime Eesti. Keenia? Ja Aafrika ja India. Võib-olla ei midagi puudu. Ja millise sa ütleks, et sa läheks iga kell kohe tagasi? Ma läheks kõikidesse tagasi, et igale poole on jäänud süda. Et igale poole on jäänud mingid inimesed, kellega me kohtusime. Igale poole on jäänud mingisugune paik, mingid tegemised pooleli. Et tõesti igatseme igale poole tagasi. Ma olen ise tohutu reisifänni, et sa saad nähes ja kuuldes neid riike, kus pole paljudes ise käinud, siis see nagu kogemuste maailmavaade lihtsalt avaldab. Kuulge, samas on nii, et minge teist teed pidi kooli ja juba algab seiklus. Et ei pea minema teisele poole maakera. Või räägi tänaval täiesti võõra inimesega ja avaneb kohe uus maailm. Või täna siin samas on ju. Jaa, muidugi, et täna kindlasti leidsite ka mõne uue inimese ja kui te pole veel leidnud, siis ma ei tea, öelge naabrilegi tere, kui ta ei ole just sinu pinginaaber. Vaatame, laseme ekraanile siis ühe osaleja küsimuse ka, et kas sa oled kõik telesaate ideed teostanud või oled kahetsenud millegi tegemata jätmist? Et selles mõttes on see hästi huvitav küsimus, et alati küsitakse, et kas sa oled kahetsenud ka millegi tegemist. Et alati kuidagi nagu eeldatakse, et nüüd tegid küll jama, et kas sul on häbi ka. Et miks mulle see küsimus meeldib, on see, et see on minu enda jaoks ka kuidagi küsimus, mis mind ennast käivitab. Või ma olen oma elus tohutu selline kahtleja, et kas ma hakkan tegema, kas ma tulen selle projektiga välja, et keda see huvitab või äkki see ei tule välja, äkki me ei saa hakkama. Ja kui ma tagasi mõtlen ja kui ma üldse mõtlen, et kas mingit projekti teha, siis ma tean, et ma tegelikult kahetsen ainult siis, kui ma jätan selle tegemata. Et kõige suurem kahtlus oli meil oli paar aastat tagasi ajalooline draamasari nimega Liitsid, mida oli väga raske teha, sest et Eestis ajaloolist raamat lihtsalt eelarvet ei ole piisavalt, ja seal oli ka väga keerulised isiksused selle kõigega seotud ja me vahetult enne salvestusi veel otsustasime, et me ikkagi ei tee.
aga siis mulle tuli meelde, et ainus asi, mida ma kahetsen, on need asjad, mida ma olen tegemata jätnud ja me tegime selle ära. Ja see sari, ütleme, et ta võib-olla ei olnud, ta ei olnud Eestis võib-olla nii suur läbilööja, aga see on ainus ja esimene sari minu jaoks, mis on ka välismaal maha müüdud ja teda näidatakse Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal ja tuleb veel ilmselt riike juurde. Ja kõige suurem asi, mida ma olen mõelnud, et me ei lähe eetrisse ja ma olin täiesti kindel, ma ütlesin kanalile juba ära, meil oli esimene saade valmis, me vaatasime selle läbi ja ma mõtlesin, et kellel seda vaja on ja miks, oli Meie aasta Siberis. Ja sellest sai tolle telehooaja kõige vaadatum saade, see kõnetas nii paljusid inimesi, hästi paljud kirjutasid, et nad esimest korda näevad, et kuidas saab tegelikult lapsi kasvatada ja et lapsed, väikeste laste olemasolu ei takista sul midagi, ei takista reisimist ega mitte midagi. Et tegelikult jällegi, et need kõige suuremad kahtlused on võib-olla sinu kõige suurem edu üldse. Et see on tore alati meeles pidada. Ja ma olen kahetsenud ühte projekti, mis me jätsime tegemata. Ma ei tea, kas te teate sellist sarja, nagu oli Ühikarotid kunagi. Et Ühikarotid me sarjana tegime ja me tahtsime teha ka Ühikarottide filmi ja seal oli tohutult takistusi ja üks takistus oli see, et meie stsenarist ei saanud teha, ta pidi jätma aasta vahele. Aasta pärast me teadsime juba, et osad noored lähevad välismaale, neid ei ole enam Eestis ja me lihtsalt kuidagi jätsime selle tegemata ja praegu ma mõtlen, et kuramus oleks pidanud tegema. Et tee kas või aasta hiljem ikka saad kuidagi, et kui üks osaline ei saa tulla, siis on see teiste pealt. Nii et alati ma ütlen ka, et kui te milleski kahtlete, aga te olete tundnud, et see on õige asi, aga siis hakkate kahtlema, et astuge sellest hirmust üle ja ikkagi, et ma arvan ka, et elu algab seal, kus sinu mugavustsoon lõpeb. Et siis sa alles tunned, et sa oled päriselt elus ja sa päriselt teed midagi ja sa päriselt muudad midagi. Ja kui mitte kellegi teise jaoks, siis vähemalt iseenda jaoks ja see on ka väga tähtis. Jaa, aitäh. Väga ilusat sõnadega saame selle toreda vestluse siin lõpetada ja suur tänu, Tuuli, et tulid jagasid meile oma kogemust, armastust ja kohalolu.